nädal on alanud ning Tudeng TV värsked uudised on teie ees. Mina olen Anni. Ning mina olen Karel. Ning täna saates sellised teemad. Nädalavahetusel võtsid mõõtu selle aasta parimad noored meistrid. Pange tähele, tulemas on Tudengite Eurovisioon. Sleepwalkers festival alustas uue kinosündmuste sarjaga. Märtsi esimestel päevadel võis Ida-Virumaal kuulda jäähäält. Tallinna Ülikooli rektor versus Tudeng TV. Tallinna Ülikooli karikaturniiril võisteldi laserlahingus. Ning nüüd tänastest teemadest lähemalt. Nädalavahetusel toimus Tallinnas kutsehariduse suursündmus Noor meister 2014. Tudeng TV käis oma silmaga vaatamas, kuidas sünnivad meistrid. 7. ja 8. märtsil toimus Tallinnas Eesti näituste messikeskuses kutsehariduse suursündmus Noor meister 2014. Üritusel sai jälgida kutsevõistlusi, osaleda töötubades ja tutvuda kutsekoolis pakutavate erialadega. See on nagu omavaheline mõõduvõtt, aga samas kui me näitame avalikkusele neid ameteid, neid töösituatsiooni vahendeid ja võtteid, mida võib-olla igapäevaselt ei teagi ja siia saab tulla vaadata ja meil on ka erialad tutvustajad, kes räägivad lähemalt igast erialast. Et teada saada, milline amet on just sinule, sai osa võtta noore meistri erinevatest töötubadest. Teie olete siis praegu tervise töötoas. Siin saab proovida näiteks ise, kuidas on haavatud transport haakumlaha, sisse saab lasta ennast panna. Ja siin on siis praegu vererõhku mõõdame, suhtud hemoglobiini hakkame mõõtma. Saab proovida näiteks, kui on rolleri vigastus noortuses väga levinud, et kuidas siis õigesti rolleri kiivrit ära võtta, õpetame ka. Mega kõva! Jaa! Pea 350 kutseõppuri seast selgitati välja vabariigi parimad 24 erialal. Kohtunikud hindasid kiirust, täpsust ning omandatud teadmisi ja oskusi. Meie eesmärk on selgitada välja parim. Ja selleks on meil ette antud kriteeriumid, mida me hindame. Seda teavad ka võistlejad, mida nad täpselt tegema peavad. Võistlusel selguvad Eesti parimad noored meistrid, kellest mitmed lähevad Eestit esindama rahvusvahelistele võistlustele. Heategevusliku Tudengite Eurovisiooni demovoor on lõppenud. Mis aga saab edasi? Sellest räägime kohe lähemalt Angela Aabikuga. Tere tulemast stuudiosse, Angela. Tere. Kui palju lugusid sel aastal demovooru üldse laekus? Sel aastal tuli kokku 30 demo, millest siis valisime välja 10 parimat. 10 parimat. Kes on see žürii, kes neid lugusid sel aastal hindab? Žüriisse kuulusid kõik meeskonnaliikmed ja väljaspoolt olid meil külas Maia Vahtramäe ja Artjom Savitski. Nemad andsid ka oma sõna meie tulemusse. Miks on see üritus just heategevuslik? Heategevuslik just selles mõttes, et kõik need 5 aastat, mis üritus on toimunud, kõik SMS-hääletustest ja piletitulu läheb kõik annetamiseks. Sel aastal samamoodi läheb laste ja noorte kriisiprogrammi leinalaagrile rütmipillide soetamiseks. Et leidsime, et see on selline koht, kus teha head ja olla nagu märgatav. Et anda võimalus noortele muusikutele ja samas teha ka midagi natuke suuremalt. Lood pidid olema akustilised. Miks just selline nõue? See on tegelikult juba traditsioon läbi aastate ja see muudab lugusid omapärasemaks ja kindlasti annab midagi juurde. Selle kõrvalt, mida me raadiotest ja igalt poolt mujalt kuuleme. Et tihti paljud lood muutuvad just huvitavaks siis, kui neid muuta akustilisse võtmesse. Selle nimi on Tudengite Eurovisioon. Et miks on nime poolest seotud see just sellise võistlusega? Peamiselt just oma ülesehituse poolest, et kuna kõik voorud, show-elemendid, SMS-hääletused, kõik see backstage, green roomid, kõik on nagu suurel uhkel Eurovisioonile, et siis see sobis väga hästi selleks. Tuleb ikka tunne peale küll, et on nagu päris. Tuleb ikka, jah. Et võite omalt poolt lubada, et tuleb vägev kontsert ja kutsute kõigi. Kindlasti tuleb 27. märtsil kell 7 ja eelmüügist juba piletid saadaval ka Gate Me's ja Tipika kohvikus Pööning. Aitäh, Angela, saatesse tulemast. Et olete kõik oodatud Eurovisioonile. Ja nüüd tähelepanu kõik kinohuvilised. Supernova kino alustas uue kinoprogrammiga lühifilmi Neljapäev. Sellel neljapäeval alustas uus kinosündmuste sari.
mille käigus näidatakse lühifilme, mis oleksid harivad nii vaatajatele kui ka filmitegijatele endale. Tahaks näidata tulevastele filmitegijatele väga häid lühifilme ja ühtlasi hakata ka publikut harjutama suurel linal vaatama lühifilme. Hariduskino kestab mai lõpuni ning repertuaari kuuluvad maailma lühifilmi paremiku hulka kuuluvad filmid. Näiteks Oscari nominatsioonil esitatud ja Prantsuse lühifilmi festivali Ciné de Nuit filmid. Kurb on see, et lühifilmil on praegusel ajal valdavalt koht kas internetis või siis telekanalil ja suurel linal siis ekraanil saab näha ainult festivalidel. Seda tuleks nagu parandada. Peeter Murdma sõnul on neil lisaks lühifilmi neljapäevale plaanis Supernova kinos veel 3 programmi. Maailmaklassika esmaspäev, järelkino teisipäev ning Eesti filmi kolmapäev. Suvel jätkub programm Katuse kinos. Kõigil huvilistel on võimalik kinnofilme ise kaema minna. Supernova kino asub Tallinna Ülikoolis Nova maja 4. korrusel. Märtsi algul toimus Toilas talvine laulupidu nimega Jäähääl. Ühtlasi tehti ka laulupeoga ajalugu. Nimelt lauldi esimest korda soojakraadidega. Tere! Täna oleme tulnud Ida-Virumaale Toilasse. Omal ajal oli siin Konstantin Pätsi residents, kuid täna ei tulnud me tegelikult sellest rääkima. Me tulime kuulama Jäähäält. Mis see Jäähääl on? Jäähääl on talvine laulupidu ja see kõlas täna juba 3. korda nende kooride osavõtul siis üle Eesti, kes soovisid ja tahtsid täna siia tulla. Koore tuli 12 üle Eesti siis ja kõik pakitsesid soovist vahelduseks suure laulupeo repertuaarile laulda ka lihtsaid ja armsaid laule meie tuntud bändide repertuaarist. Et me oleme igal aastal endale ühe koostööbändi valinud. Et esimesel aastal oli Jäääär, teisel aastal Kukerpillid, tänavu oli Apelsin ja nende bändide repertuaarist me siis toredad laulukesed kooriseadesse panemegi ja lauldes tunneme ennast hästi. Uurisime noorelt ja andekalt Valter Soosalult, kes Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiast dirigeerimist õpib, kuivõrd aktiivselt on tänapäeva noored kooris käima ja laulma. Need, kes laulavad koorides, need inimesed on teotahtelised. Nad on hästi osavõtlikud, asjalikud, aga üldine tendents on see, et huvi jääb paraku vähemaks noorte seas, kuna nii palju on alternatiive, millega tegeleda ja võib-olla see koorimuusika sisuliselt pooles enam hetkel ei kanna selliseid väärtusi, mida kunagi. Et võib-olla see on üks selliseid tahke, millega tegeledes saame nagu seda olukorda parandada. Valteri õppejõud Hirvo Surva usub aga, et kui teha noortele kooris osalemine huvitavaks ja põnevaks, tulevad nad sinna meeleldi. Hirvo Surval ja Valter Soosalul mõlemal on noortele tudengitele üks väga oluline sõnum. Ma arvan, et see on igale tudengi tähtis, mina ütles neile, et hoidke eesti keelt. Ei tohi liiga palju muretseda selle pärast, mis edasi saab. Et tuleb teha oma asja, võtta asja rahulikult, samal ajal kiriklikult, et ei tohi kaotada uudisimu asjade vastu. Et see oleks ilmselt põhiline asi. Eksperimentaalmeeskond esitas Tallinna Ülikooli rektorile sportliku väljakutse. Kohe näeme, millisel alal 2 kanget duelli pidasid. Täna küsime Tallinna Ülikooli rektorilt paar küsimust ning teeme eksperimendi, kumb jääb peale lauatennises. Kas Tudeng TV või rektor? Mis te arvate, kumb võidab lauatennises, kas Tudeng TV või rektor? Tudeng TV. Rektor. Isegi arvame, et rektor. Ta on nii tubli. Tudeng TV. Ikka Tudeng TV. Rektor.
Tudeng TV. Kes võidab? Loomulikult rektor. Kas te jälgite Tudeng TV-d? Ja, jälgin ma... Ja kui tihti? Võiks jälgida rohkem tihedamini, aga ma olen spontaanselt rohkem jälginud seda siin koridoris liikudes. See kuna Oscareid just said läbi, siis mis on teie lemmikfilm läbi ajaloo? Kui läbi ajaloo võttes, ma arvan Kevade. Okei, aitäh. Aga nüüd teeme üks mängu ka. Teeme üks mängu ka. Ja 1-0. Nii saavad edasi. Ja, 2 servi on järjest ja siis tuleb järgi. Kõige rohkem mängisin, kui ma olin Ameerikas, siin oli meil, kus ma läksin Ameerikas ja pärast doktori kaitmist läksin järeldoktorantuuri. Siis seal oli majas, kus me elasime, seal oli pingsi palju juhtut mängisime. Nii et topsinud olen väga. Okei, 6-2. 6-2. 7. 8-4. No nii, 3 punkti veel lautab Kiimivõidust. Vedab. 10-4. Ei olnud tulnud. Võitis sport ja muidugi loomulikult. Aitäh. Aiskus natuke aega. Selgus, et Tallinna Ülikooli rektori lemmikfilm on Kevade ning Tudeng TV on pisut parem lauatennises, kuid harjutamine teeb meistriks. Eelmisel nädalal leidis aset karikaturniiri 6. etapp. 5-liikmelised võistkonnad näitasid seekord oma osavust laserlahingus ning välja selgitati parimad. 3. ja 4. märtsil toimus järjekordne karikaturniiri etapp, seekord laserlahingus. Võistlema pääses 26 võistkonda. 5-liikmelises võistkonnas pidi osalema vähemalt üks nõrgema soo esindaja. Esimene päev oli sisustatud eelvoorudega, kus selgitati välja finaalpäevale pääsejad. Aga mis oli siis teie võiduvalem? See, et me kaitsesime enda baasi väga hästi. 2 tükki said ainult meile pihta. Ma olen 9. 15. See võttis rohkem higistama, kui arvasin ja ma sain pihta rohkem, kui ma arvasin. Esimese koha pälvisid Õigusakadeemia tudengid. Teiseks jäid rekreatsiooni 3. kursus. 3. koha saavutus samuti Õigusakadeemia. Järgmine karikaturniiri etapp toimub 29. ja 30. märtsil võrkpallis. Tänaseks kõik. Uued uudised uuel nädalal. Kohtumiseni. Kohtumiseni.